ärme tee asju poolkõvana, me ju teame, et see ei ole sama, mis kõva. Tere! Mina olen Diana Bring & Bestist. Paljud teist teavad mind kas Issand Kairi ja Dianaga laividest või Bring & Besti laividest. Või on käinud mõni kohal lausa mõnu seminaril. Kuid nüüd oleme otsustanud võtta täiesti teise suuna, sest hiljuti asusin ma just ka ise oma täiskõrgharidust omandama meditsiinivaldkonnas ning nüüd ma olen just selles keskkonnas, kus ma kuulen, mis on tegelikult inimeste igapäevased hirmud, mured ja probleemid ja kui palju tegelikult nad enesele teadmatagi just on mitte avatud siis uutele võimalustele või sulgevad uusi võimalusi enda ees. Ja meie tänaseks esimeseks teemaks ongi, kuidas siis kasutada oma täit potentsiaali igapäevaselt. Kuidas ma selle idee peale tulin, oli esimene loeng, kus me istusime loenguruumis ja meil oli seal mitu erinevat kursust koos. Ning minu kõrval istus üks väga kaunis neiu, kes siis ei soovinud osa võtta meie Kahooti küsimustikust või sellest mängust, et kontrollida, mis meile meelde jäi. Ja kui ta ütles, et ta sellest osa ei soovi võtta, ma küll küsisin, miks, aga ta ütles, et niisama. Aga oletame, et selle põhjuseks oli hirm. Mis on tegelikult täiesti normaalne, sest et meie aju on programmeeritud meid välja rääkima olukordadest, mida me tunneme, et mis meid ohtu paneb. Ehk siis sellel korral on see hirm jääda rumalaks teiste silmis võib-olla ja hirm mitte teada võib-olla vastuseid, kuid tegelikult, mis nüüd sellel olukorral juhtub. Esiteks, sa istud juba selles loenguruumis ja sa nagunii ei tee samal ajal mitte midagi muud, kui ootad võib-olla, et teised küsimusele ära vastaksid. Ja kui sa ei proovi uut asja, teiseks, kui sa juba ei proovi uut asja, ütled sellele ei, siis sa mitte kunagi ei saa teada, millised võimed sul tegelikult on. Sinul on ainult sinu arvamus. Kolmandaks, sa mitte kunagi ei saa teada, mida sul tegelikult elus teha meeldib ja milles sa tegelikult hea võid olla või isegi võib-olla ei pruugi hea olla, vaid sulle võib see väga meeldida ning siis on juba oluliselt kergem see endale selgeks õppida. Ehk siis ühesõnaga, kui te olete juba teatud olukorras, näiteks ongi klassiruumis või kus on vaja esineda või kus on vaja just nimelt ennast kuskile välja panna, siis pigem kasutage see võimalus ära. Nii et kui sa juba oled teatud olukorras, siis kasuta seda olukorda ära nii, et sa oled sellest võtnud maksimumi. Nii et ole nagu kes imeb kõike sisse. Ära karda eksida, ära karda jääda rumalaks. Ära tunne hirmu asjade ees, mis või lõppeda. Mina alati endale ütlen, et kui see lõppe minu surmaga, kui see on isegi väiksemad võimalust, et see lõppeks minu surmaga, keegi ei saa haiget, ma ei tee kellelegi teisele haiget, siis alati proovi, sest et igast muust asjast on sul ju võimalik välja tulla. Minu teine point. Ärme lähtu arvamusest, et tähtsad nägu tehes oleme me palju targemad ja tõsisemalt võetamad. Sul on palju mõnusam, lõbusam ja lihtsam jõuda oma eesmärkideni, kui sul on loodud tähendusrikkaid suhteid ja kui sa ise julged naeratada ja olla tore. Ma mäletan, kui mina läksin oma esimest kõrgharidust tegema, siis mina arvasin, et ma olin siis 19-aastane, et ma pean olema hästi tõsise näoga igal pool, sest et muidu äkki keegi ei võta tõsiselt ja muidu äkki ma ei paista targana. Aga tänasel päeval ma tean ja saan aru, et kui sa päriselt arvad, et sa oled tähtis, päriselt oled enesekindel sellega, kes ja mis sa oled, siis tavaliselt on sul naeratus näol ja tavaliselt julged sa ka teisi inimesi paremini kohelda. Ehk siis öelda hästi. Ma julgustan teid ütlema hästi, kiitma teisi enda ümber, mitte valetama. Et ütleme nii, et kui see on niisugune võlts kompliment, selle ammustab kergelt läbi, aga kui see on südamest tulnud ja ma reaalselt usun, et meil on võimalik öelda kõigile midagi head, nii nagu me mõtleme, siis ütle see lihtsalt välja, sest et me kunagi ei tea, kuidas see võib teise päeva või tuju mõjutada, pluss, mis see sulle endale annab, see annab sulle endale nii suure hea väärikuse tunde ja ka enesekindlust juurde, siis sa näed, et sa oled piisavalt võimekas teha enda tuju heaks ja ka teise tuju heaks. Ühesõnaga, julgege läbi kukkuda täiega, ärge tundke hirmu asjade ees, kus te kardate, et võite rumalaks jääda, sest et tihtipeale just need kohad, situatsioonid ja asjad ongi, mida me eluks vajame, et edasi liikuda, mis meid järgmisele tasemele aitaks, mis meile uusi võimalusi tooks ja kus meie oskame ise uusi võimalusi märgata. Ja teiseks, loogem siis tähendusrikkaid suhteid, oleme mõnusad enda vastu, teiste vastu
ja kindlad selles, kes me oleme, mis me oleme ja ilma tähtsad nägu tegemata selleks, et nautige seda kogu protsessi, et meie ühiskond kahjuks ei ole meid õpetanud, kuidas nautida protsessi, vaid ongi kuni saada lõpptulemuseni. Aga sellest juba meie järgmisel paariminutilisel kohtumisel, kus ma siis räägingi, kuidas leida endale töö, mida armastad, kuidas hetkel juba armastada seda tööd või kohta või kooli või õppeprotsessi, mida sa hetkel teed või mis on hetkel sinu elus. Nii et kohtumiseni juba järgmisel korral. Mina olen Diana Bring and Bestist. Aitäh teile ja näeme! Kohe alguses juba täiega läbi, kohe alguses julge eksida, kohe alguses julge küsida, kui sa midagi ei tea või milleski teadmised puuduvad. Ära karda, et see rumalaks, sellepärast me ju koolis õpimegi ning läbikukkumine näitab edasi liikumist just sellepärast, et koha peal seistes me ju läbi ei kuku. See on meie mugavustsoon, sealt meil kuskil enam kukkuda arvatavasti ei ole. Aga kui sa proovid uusi asju, siis muidugi läbikukkumine on üks võimalustest, aga võta seda kui positiivset asja, sest see näitab tegelikult ju sinu edasi liikumist.